Tere, mina olen Andres Kalbus ja näitan teile täna, kuidas valmistada spaghetti bologneset. Selleks on meil vaja makide ja spaghetti bolognese vürtsi. Siin on võetud mulle hakkliha. Hakkliha paned kastmesse nii palju, kui sa nagu tahad ja jõuad süüa. Ja kastme jaoks on vaja ka vett. Ja nüüd, kui käed on pestud, siis pann on kuum, valame panni peale õli. Vaatame, et õli ilusti panni peal laiali läheks. Nii, pann on kuum, lisame hakkliha. Liha ei tohiks kindlasti punakaks jääda, et peab siukseks ilusti pruunimaks jääma. Nüüd, kui hakkliha on ilusti pruuniks saanud, siis lisame vee. Nii, nüüd tuleb see kõik laiali segada ja oodata, kuni see keema läheb. Nüüd, kui see on juba muliseb ilusti ja on keema läinud, siis lisame paki sisu. Mägide ja spaghetti bolognese. Nii, ja nüüd tuleb soolikat ära segada. Nüüd, kui see on ilusti segatud, siis paneme pliidi madalale kuumusele ja jätame selle vaikselt niimoodi hauduma 10 minutiks. See aeg, kui seda siin haudub ilusti, siis me hakkame spagetti tegema. Nüüd võtame spagetti jaoks poti ja paneme selle vette hästi. Paneme selle 1/3 täis umbes, et spagetid ilusti sisse mahuks. Ootame, kuni nüüd vesi keema läheks. Nüüd valame spagetid sisse. Ütlen ka seda, et vahepeal tuleb soola lisada. Nüüd lisame soola. Nüüd, kui need spagetid on pehmeks saanud, siis ma natuke veel segan seda ja siis tuleb vesi ära kaalata. Nii, nüüd kurname need nuudlid ära siis siit veega. Vaadake, et viga ei tee endale, sest pott on päris kuum. Oleme jõudnud viimasesse etappi ehk serveerimisse. Võtame nuudlid, spagetid siia pandud, paneme bologneset peale.